Loodav venekeelne telekanal on tekitanud palju kõmu, debatti, vastakaid arvamusi, vaatamata sellele, et kanalit ennast ei ole veel nähtud, kuid sellest hoolimata kõlab arvamusi väga palju, meedia sellest räägib ja seda teeme ka meie täna. Me oleme kutsunud stuudiosse külalised erinevatelt eluvaldkondadelt ja nende seisukohad loodava kanali osas kõlavad järgmiselt. Postimehe vastutav väljaandja ja ERR-i nõukogu liige Mart Luik. Me räägime Sputniku puhul projektist, mis on puhas propaganda ettevõtmine. Tundub, et ka selle peakorteris ei püstita ülemused eesmärgiks võita väga palju südameid ja vaatajaid. Eesti Ekspressi ajakirjanik Viktoria Ladõnskaja. Alustada võiks Eesti saadete subtitreerimisest. Sellega näitaksime, et soovime venekeelsele elanikkonnale mingit sõnumit edastada. Katsetada võiks ka internetiportaalidega. Uus telekanal on riskantne ettevõtmine. Filmiprodutsent Artur Talvik. Selle 4 miljonit võiks jagada lojaalsetele venelastele, keda on vähe. Nemad saaksid rikkaks ja mittelojaalsed jääks kadedaks. Teleajakirjanik Andres Raid. Kõik räägivad ja arutavad kanali üle, mida veel nähtud ei ole. Ei ole paigas kindlat nägemust sellest, mida tootma hakatakse. No, me alustame, Mart, teist 10 aastat tagasi. Me leidsime hiljuti sellise huvitava artikli, et aastal 2001, kui te olite veel TV3 juhatuse esimees, väitsite te, et ETV hukutab aeg. Nüüd ERR-i nõukogu liikmena olete te loomas 3. telekanalit. Et mis vahepeal muutunud on? No mina nüüd päris korrektne olla, siis mina otseselt seda venekeelset kanalit ei hakka ju tegema. Et nõukogu liikme aga ometi selles paadis te seisate. Ja seda küll, jah, et ma olen seda algusest saadik toetanud, küllalt nii-öelda, siis selles protsessis olen venekeelse kanali tegemist algusest saadik toetanud ja üritanud ka võimalikult detailselt ära põhjendada, miks see nõnda on, aga no 2001. aastaga nüüd ei kõlba siin suurt midagi võrrelda, et ma toon sellise paralleeli, et Ants Laaneots tuntud ainus meil vist 4-tärni kindral veel pool aastat tagasi arvas, et Ameerika sõjaväelaste toomine Eestisse oleks liiga provokatiivne. Nii et traditsiooniline meedia ei ole kuhugi kadumas, tehnoloogia veel ei asenda teda, et ETV-sid võime teha veel ja veel? Ei, no jah, ega traditsioonilist meediat selle hukku üldiselt need ka maailmas kuulsad inimesed, kes seda on välja hõiganud, siis kõik nende tähtajad on tänaseks ikka läbi põrunud, et see on ka väga riigipõhine asi, miks me räägime näiteks venekeelse auditooriumi puhul telekanalist ja mitte muudest meediatest, sellepärast et lihtsalt venelased on väga nii-öelda telemeedia keskne rahvas. Ja. Viktoria, kas selle kanaliga ei ole hiljaks jäädud umbes 20 aastat või umbes alates aastast 2007? Ei, selles mõttes, et oleks väga tore, kui see kanal ka praegusel hetkel juba eksisteeriks, aga kuna seda ei ole ja siis ma arvan, et oleks ikkagi see kanal oleks hästi vajalik praegusel hetkel. No, sõltub sellest, et kuidas me seda võtame, kas päris suur kanal, mis hakkab edastama venekeelset toodangut või siis alustame sellest, et mingisugune sari või mingisugune programm või mingisugune interneti kaudu tehtav hetkel räägitakse ju tervest kanalist. Jah, aga ma lihtsalt arvan, et see on nii suur ja võib-olla väga riskantne ettevõtmine, et kohe algusest peale öelda, et nagu peaks olema hästi suur kanal. See on selline suur väljaütlemine, mille taga on hästi palju selliseid nüansse, mida me peame kohe kindlasti lahendama ja üks kõige suurematest nüanssidest on rahaline muidugi. Aga eelkõige on oluline see toodang ja ma usun miskipärast, et alustada võiks ikkagi olmesaadetest ehk siis nagu tavalistest inimestest, mida vajab tavaline venekeelne inimene. Me jõuame programmi juurde kindlasti ka, aga põhimõtteliselt on valitsus oma heakskiidu andnud 4 miljonit eurot suurusjärgus tuleb, aga Artur, mis tähendab, et selle 4 miljonit võiks lojaalsetele venelastele anda, kes nad on ja mis nad sellega tegema peaksid? Said rikkaks kohe. Ladõnskaja saaks kohe väga rikkaks ja kes meil on, eks ole, üldiselt teada. Nali naljaks, et minu jaoks on selle telejaama tegemine suhteliselt mõttetu või selline asendustegevus. Asendustegevus millele? Me peame ka midagi vastu tegema või me peame ka justkui propagandat tegema. See on totaalselt hiljaks jäänud ja kui ma meenutan siin ajalugu, siis ma siin enne saadet ka rääkisin, kus Viktoria oli saatejuht, ma vaatasin huviga, need tulid küll jube hilja õhtul
aga need sel ajal, kui Viktoria oli saatejuht, olid need saated projektipõhised. Kas praegune loodav telekanal ei võiks luua sellist püsivamat väärtust ja nähtust? Ja nali on veel selles, et ETV2 justkui pidi ka olema kõva venekeelne kanal. Täna seal, ma ei tea, kas seal subtiitrid on all, aga mõnel saatel vene keeles, aga see on venekeelne aktuaalne kaamera. Venekeelne aktuaalne kaamera on seal, aga ilmselt enamus venelasi ei tea isegi, kus see kanal asub, et asjaga on totaalselt hiljaks jäädud ja me peame tõele näkku vaatama. Venelastega ei ole tegeletud. Selles mõttes... Kuulge, Agu Udelepp ütleb teile selle peale, et parem hilja kui mitte kunagi. See ühe tossuga hüppamise näide. Agu Udelepp võib igasuguseid asju öelda, aga see ei tähenda siis, temal on oma tõde, minul on oma tõde. Aga et parem siis üldse mitte? Ei no, ma räägin, sellega on hiljaks jäädud. Täna jäädakse lolli seisu sellega, et nüüd tuleb mingisugune Sputnik, hakkame ruttu midagi vastu tegema. Selle ruttu vastu tegemise käigus jäädakse ise lihtsalt lolliks. Vabandust, Mart. No, ma tahtsin lisada nii palju, et tegelikult see kanal kohe kindlasti ei pea olema Venemaa vastane või mingisugune propagandakanal. Et siis, kui me hakkame juba sellist toodangut tegema spetsiaalse sellise visiooniga, et teeme nüüd midagi Venemaa vastu, siis venelased ei hakka seda vaatama. Absoluutselt, Andres. Käidigi välja mõte, et see kanal hakkab tööle ainult siis, kui seal tohib ka kritiseerida Eesti valitsust, nii nagu seda tehakse eestikeelsetes saadetes. Esiteks, mitte ükski asi ei hakka seal tööle, kui seal seda hakatakse tegema täpselt samamoodi nagu Eesti vaatajale. Seda peavad tegema hoopis teised inimesed. Aga paraku oleme me praegu situatsioonis. Ma olen absoluutselt Tarturiga nõus, 110%. Aga siin kõrvalmajas, kus on Tallinna Ülikool, seal ka näiteks enam reeglina, seal on üksikud inimesed, kes teavad midagi sotsiaalsest fenomenist, kuidas keegi mõtleb. Ja kui me oleme sellises olukorras, kus professor Allik Tartu Ülikoolist saadab Pihkvasse Tartu tudengeid ja muide mitte ei tee nalja, vaid palub tõesti otsida mingisugust vene vaimu sealt taga või vene hinge. Need tulevad tagasi teadmisega, et ei leidnud. Aga kas te kujutate ette, et mingi moost või kuskilt MGU-st Moskvast saadetakse Tartusse mingisugused tudengid, otsige sealt see Tartu vaim üles ja kõik õhkavad ja punnitavad ja tulevad tagasi. Loomulikult nad teatavad, et nad ei ole midagi leidnud. Mida ma tahan öelda seda, et seda kanalit saaksid teha ainult need inimesed, kes seda tausta mõistavad, kes mingisuguseid kaanoneid jagavad, kuidas naaberrahvas mõtleb, käitub, mida mõtleb, millest elab. Need on kaks absoluutselt täiesti erinevat asja. No ma küsingi kohe, Mart, kuidas need plaanid on siis, et ilmselgelt ERR ei hakka ju lahtisest uksest sisse murdma. Selge on see, et seda peavad tegema inimesed, kes teavad, mida ja kellele nad teevad. Absoluutselt ja nii on see ka mõeldud, et siin kõlasid praegu oponentidel need kaks kõige levinumat eksiarvamust. Esiteks hakkame tagumist otsast peale. See ei ole arvamus, see on teadmine. Justkui eestlased läheks seda tegema. Vastupidi, see ongi ühtse venekeelse toimetuse juhtimise all läbiviida projekt, nii palju kui me oleme seda visandanud. Reaalne eksekutsioon on loomulikult viiakse ellu juhatuse tasemel, aga nii palju, kui me oleme selle nõukogus läbi rääkinud, need ongi vene inimesed, kes teavad vene vaate mentaliteeti. Ja ei ole kordagi väidetud, et ütleme, seal on väga oluline tegelikult integratsiooni majasisene sünergiakomponent on venekeelne siis Raadio 4, mis tegelikult ju raadioeetris on populaarsuselt teine kanal. Ja, aga vaatame, kui kaua seda Raadio 4 on tehtud, see on sisse söödetud asi, see on olnud 20 aastat rohkem. Ja imesid ei oota ka sellelt venekeelselt kanalilt praegu keegi, et täiesti mõistlikud tegelikult need paberid, mis läksid valitsuse lauale. Ei ole veel, see on ka nagu lahtine küsimus. Just, et seda raha ei ole veel täna leitud, eks ole, ja see oli niisugune kuldne kesttee, et kõige mina isiklikult toetasin, see ei ole ka saladus, seda eelarvet, mis oli päris esimene eelarve, mis oli 2,5 miljonit, kuna ma olen eluaeg töötanud erameedias, alati pidanud ise oma raha teenima, siis oskan paremini raha lugeda. ERR-is natukene loetakse vähem täpselt seda raha, ütleme nii. Ja teine äärmus oli siis kevadel kokku kutsutud see laiapõhjaline komisjon, millele leideti ette, et seal olid ka mehed mustas ehk siis kapotöötajad ja nii edasi. Ja seal jõudis asi ikka täitsa kosmosesse vist 6,7 miljonil oli see enam-vähem laua taga, et kes pakub rohkem. Et informatsiooniks seda see on sama palju kui ETV esimesele kanalile kulutatakse aastas raha. Et see oli täiesti ebareaalne. Nii, üks pool oli see, et seda hakkavad tegema venelased,
venelased, kui ta käivitub, venelased venelastele, vene vaatajatele. Teine pool see, et see ei ole Artur propagandakanal. See ongi just see point, mida meil sa tõmbad Sputniku ja venekeelse kanali vahel täiesti kas Sputniku kanali juhtidega keegi on rääkinud? Me jõuame kohe selle programmi juurde, jõuame kohe eelarve juurde. Hea vaataja, meie toimetaja Jass käis eelmisel nädalal kohtumas Eestis elava ajakirjaniku ja teisitimõtleja Artjom Troitskiga. Me vaatame videot. Well, frankly speaking, there's only one Russian TV channel that I watch quite regularly, and this is TV Dozht, which is like a hipster, semi-oppositional Russian channel, which now lives through very, very hard times. I also occasionally watch RBK TV, which is a Russian business channel. It's well, it's quite boring for a person who's not interested in business and economy like me, but at least they give relatively objective information. All the so-called federal TV channels like the First Channel, Russia Channel, NTV and so on, I don't watch it because I'm not a masochist. Well, I think that Russia Today is, well, it's a freak channel. I mean, it's absolute trash. I have several friends in the West who watch this channel and then they tell them anecdotes about what they see there. So, no, I don't watch RT. I think it's rubbish. A Russian language TV channel in Estonia should have been launched 20 years ago. And this would be an absolutely logical and just and right gesture towards 25% of the Estonian population. Because right now I understand that Russians are only participating in Estonian economy. I mean, they work, they get their salaries, they get their pensions, and they are not really interested in anything else, which of course is a pity, and for me it's a strange situation. But so of course it's better late than never. I think it is absolutely crucial to have a channel that would be really open, very honest, and very good quality. This TV should be really honest, and it must really display different opinions. I mean, if it will be simply saying that everything you see on Russian TV is lies, well, maybe it's true, but it will not be convincing. Okay, well, generally speaking, I think that Sputnik is a waste of money. I don't think that this concept will work. Russia is a very corrupted country, and the most popular means of corruption is what we call raspil, which basically means stealing money from the state budget. So here we have a budget of 170 million, which I think will just go down the drain. And probably this is, one of the reasons why this Sputnik has been created, just to make the guys who run it a little bit richer. You see the situation in 2014 is that Russia is losing information war, Russia is losing its international reputation and so on, but at the same time, the authorities in Russia, they believe that they are winning in the propaganda war, and that the propaganda, at least inside of the country, has worked perfectly well. So they have decided that, okay, if our propaganda masters have succeeded so much with the internal Russian population, then they probably also will be very successful with international population. The first-hand accounts of telekanali RT2 ajakirjaniku on astunud tagasi otse-eetris. And that is why personally I cannot be part of a network funded by the Russian government that whitewashes the actions of Putin. I'm proud to be an American and believe in disseminating the truth, and that is why after this newscast I'm resigning. Kuidas leiab eestikeelsed ajakirjanikud Sputnik?
So if there will be guys who are willing, to sell their country and to sell their soul for Putin's money, well, they may find such people. I just don't think that they will be good people. Mart, no kuidasmoodi me hakkame võitlema selle venelaste raspilliga, et eestlane on minimalist, aga venelast huvitab ikkagi külluslik meelelahutus. Et teie olite ka algselt isegi veel väiksema eelarve poolt, et kust kohast me võtame selle uusaasta programmi, mida venelane kahtlemata vaatab Pervõi kanalist? Pole vähegi, seda vaatavad nad edasi ka Pervõi kanalist. Aga seal on põhimõtteliselt see Eestis loodav Vene kanali, mina näen kaks kõige põhilisemat trumpi on see kohalik element, mida ükski Moskva kanal ei suuda meile tegelikult esitada, mida kinnitab ka väga lihtne fakt, et PBK toodetavad kohalikud uudised on tegelikult populaarsemad kui seesama Putini kräpp, mis tuleb Moskvast, et siis Vremja originaalse formaadi all, et kohalikud oskavad seda hinnata küll. Plaanis on ka ju ehitada ERR-ile Narva stuudio. Narva, nagu me teame, on linn, mis vajab füüsiliselt kohalolekut. Seal venelased kõige positiivsemat Eesti riiki märkasid siis, kui toimus paraad ja nägid Eesti mundris mehi marssimas ja see oli nende jaoks selge füüsiline reaalne märk Eesti kohalikust. Mis toob vaataja selle kanali juurde neid saateid ja asju vaatlema, kui seal ei ole sellist kulda ja karda? Ei, no seal tuleb elemente juurde, aga meil on tegelikult tänu sellele Putini tõesti täna juba ütleme siis niisugune nagu natsionaalsotsialistliku kontseptsiooni, et kuivõrd kõik kraanid on enam kinni keeratud, siis kui me nüüd leiame, kui ERR leiab ka need inimesed, kes väga osavalt oskavad seal uut niši ära kasutada, kes muu hulgas praegu sõidavad näiteks väga paljud andekad inimesed Kiievi ja Moskva vahet ja käivad Kiievis eetrisse, sellepärast, et Moskvasse nad juba aastaid eetrisse ei saa. Meie saame seda suurepäraselt samamoodi siin ära kasutada, et see ei ole propagandakanal, see on vastupidi koht, kus saab rääkida nagu asjad tegelikult nagu tunduvad olevat. Laseme dissidendid eetrisse siin, eks ole, see ei ole propagandakanal. Ei ole. Okei, Viktoria, kas Troitski liialdas, kui ta nimetas Kremli kanalite vaatajaid massohistideks? Mina ütlen, et ma Troitski sõnumit ei hakka üldse kommenteerima. Aga miks mitte? No sellepärast, et meil on sellega probleem, et me peame rohkem usaldama neid venelasi, Eesti venelasi, kes siin Eestis elavad. Nende kohta ta ei olnud ometi midagi. Oodake, ja siis, kui meil tulevad mingisugused kohalikud Eesti venelased ja räägivad oma juttu ja räägivad nii, nagu nemad seda tunnevad, siis me võiksime vähemalt kuulata ja saame mingil määral targemaks, et mida nad arvavad kohaliku konteksti kohta. Ja siis, kui tuleb opositsionäär Venemaalt ja räägib, nagu ta põhimõtteliselt ei räägi ju Eesti kontekstist ja ei räägi üldse Eesti venelastest, vaid ta räägib seda, mida tegelikult meie võimud tahavad kuulda ju. Ta räägib halvustavaid asju Venemaa kohta. See nagu mitte ainult, aga peamiselt. Ja tegelikult seoses sellega need Eesti venelased ei võtata niivõrd hästi vastu. See on suur probleem. Praegu räägin avameelselt nii, nagu asjad on. Ja siis selleks, et nagu saada seda auditooriumi endale, siis me peame rohkem kaasata neid siinseid Eesti venelasi. Mitte niimoodi neid inimesi, kes tulevad välismaalt, Venemaalt, Prantsusmaalt, ükskõik kust kohast. See polegi mitte plaanis. Need venelased siis on nii-öelda Putini poolt ja hakkavad seal kanalis Putini poolt rääkima, et aga see ongi väga küsimus. Meil on hästi suured stereotüübid, et kõik siinsed venelased on suured Putini poolt, et ei ole nii, ammu ei ole nii. Sina vastandasid praegu, sa ütlesid, et Troitski kritiseerib Putinit, eks ole, see on kohalikule vastu. Mitte sellepärast, et ta nagu kritiseerib just nimelt Putini Venemaad, vaid sellepärast, et tema tuleb nagu siia juba oma teadmistega ja koheselt meeldib meile lihtsalt sellepärast, et ta on Venemaale positsionäär. Ei, meil
meil on olemas omad inimesed, kellel on oma visioon, nad võivad olla opositsionäärid, nad võivad olla ükskõik millised, aga nad on oma inimesed ja me peame rohkem neid kuulama, mitte neid, kes tulevad välismaalt ja hakkavad nagu seda juttu rääkima, mida meie ootame neilt. Andres. Tähendab, ma ei saa ühest asjast aru. Meil ei kuulata ammu oma inimestki, ehk siis põliselanikku. Olgu, jätame selle praegu. Kõik on nagu nii kogu aeg. Ja siis tuuakse kohale Aserbaidžaani juurtega juut, kes elab tegelikult ei tea, kus koha peal ja kes õpetab Eesti on meediavabanduse indeksis on Eesti kõige edukam. Need indekseid, ma tean väga suurepäraselt, kuidas neid indekseid koostatakse. Terrorismi indekseid, kõik. Jääme palun selle saate teema juurde. Andres, ma küsin, kas sellel kanalil on üldsegi mingit võimalust, kui te peaksite, te olete väga kriitiline, kas teil on mõni ettepanek, kuidas seda läbikukkumist vältida? Jätta tegemata. Absoluutselt mingit muud võimalust ei ole. Ta tähendab teha korralikku programmi, milleks ERR on näiteks ellu kutsutud, teha seda korralikult ja sel määral ja mahus, mis on võimalik, aga teha veel midagi, punnitada, et oleks kuskil tehtud. Võib-olla on kuskil Euroopa tasemel mingisugused kokkulepped, Rahvusringhäälingu seadusest tulenev kohustus näeb ette ühtlasi ka rahva sellise teatava, see võib kõlada natuke nüüd naeruväärselt, aga teatava sidususe loomise eelduselt selleks. Saaks kõigepealt omadega kuidagi mingisuguse sidususe loomist. Ja meie ühiskonnas ju ikkagi eksisteerib ka venekeelne elanikkond, nii et kas see justkui mitte ei muutu nagu ERR-i põhiseaduslikuks või seaduslikuks kohustuseks? No ei ole, siin elab mingisugune rahvas, kes ei olegi homogeenne. Meil käsitletakse ka Venemaad, siis see on nagu mingi homogeenne Putini mass. No ei ole. Setukeelsed programmi on need? On olemas ja Kihnukeelsed on ja võõrukestel on omad programmid olemas, et jälgigi Rahvusringhäälingu kava, seal on iga suvitavaid asju. Aga see pool on väga oluline siin, see komponent, et kui varem oli juttu, et kas on hiljaks jäädud või ei ole. Mina toon ühe aspekti välja, millega ma väidan, et tegelikult isegi kui on veidi hiljaks jäädud, et oleks pidanud näiteks 2007. aasta pronksiöös tegema omad järeldused ja selle kanali ikkagi ellu viima, mitte looma ETV2, mis justkui algselt kõik mäletavad, pidigi olema venekeelne kanal ja siis tehti tast mingi hübriid ja siis täna te ei näe seal peale venekeelse aktuaalse kaamera midagi Vene vaatele. Et see jääb nüüd küll ERR-i südametunnistuse peale, et see seltskond, et selles mõttes seda aega oli meil vaja mingis mõttes ka selleks, et esiteks venekeelsele seltskonnale kommunikeerida. No ajalooliselt ta läks nagu loogiliselt, et IR tuli Isamaliit, on ju, ütles plats puhtaks, õppige kõik eesti keel ära, hirmutas nad ära, osad ajas välja, on ju, kes olid erusõjaväelased ja paljud seda ka tegid. Siin tunneb ennast suurepäraselt. Ja paljud seda ka tegid, aga tänaseks me oleme jõudnud nagu punkti paljude aastate tulemusena, kus meil on niimoodi jämedalt võttes 2/3 on need, kellel on kas keele või lojaalsusega probleemi ja 1/3 on see, kes on kas lojaalsed Eestil täiesti assimileerunud või on näiteks keelt oskavad, aga ei ole lojaalsed, et see seltskond on tegelikult hästi mitmekihiline, eks. Ja ma praegu niimoodi lihtsustatud ütlen, et see seltskond, kellele tegelikult seda kanalit me peaksime tegema, ei ole mitte see 5% Eesti venekeelsest elanikkonnast, kes väga vabalt tunneb ennast eestikeelses meedias. Nende jaoks seda kanalit ei ole vaja. Läbi üks võtmesõna tegelikult, mis on ja mida siinsed inimesed tunnevad päris kõvasti. Jutt ei ole integratsioonist, jutt on assimilast. No ei, ärme nüüd teooriat. See ei ole teooria. Ma võtan tagasi, kes on integreerunud Eesti ühiskonda, kes viivad oma lapsed eestikeelsesse lasteaeda, sellepärast, et nad leiavad, et sellel on nende näite varal rohkem tulevikku ja nii edasi. Ühesõnaga, seda ajalist nagu nihet oli vaja selle jaoks, et tegelikult me saaks aru, et ei ole nii, et me ütlesime kõigile õppige, ei lase nii-öelda koolis vene keeles midagi õppida, nii edasi, ütleme, et õppige eesti keel ära, siis te saate siin riigis edasi elada. Selgus, et see ei aita, see ei töötud. Väga suurele osale seltskonnast lihtsalt ei töötud. Hea vaata, enne kui me vahetame teemat, meie reporter Kerli käis Tallinna inimestelt uurimas, mida nemad uuest kanalist arvavad. Kuidas suhtute uue Vene telekanali loomisesse? Kõik suhtuvad halvasti, on ju? Ma arvan, et see on pigem positiivne kui negatiivne, kuid kindlasti tuleb seda telekanalit teha siis ka kvaliteetselt. Ise ma seda kindlasti vaatama ei hakka, sest ma vene keelt ei räägi. Tegelikult ma tihti ei vaata telekat, mulle just tuli meeldi.
arvestades, et Eestis elab nii palju venelasi, siis ma saan täiesti aru, nagu miks seda tehakse. Üldsegi tegelikult mina vaataksin seda projekti Baltikumi üleselt, sest et see nii-öelda vaade, kuidas nagu asju presenteeritakse praegult venelastele Baltikumis on kindlasti villakas ja vajab tasakaalustamist. Mida seal programmis siis näidata võiks? Uudiseid, võib-olla meelelahutuslikke saateid. Pigem võib-olla sama, mida ETV praegu näitab, aga lihtsalt nagu vene keeles. Ma iseenesest sügavalt loodan, et seal mingit propagandat ei hakata tegema. Peaks ikkagi pakkuma seda sarnast programmi, mida pakuvad praeguses need vene kanalid Eestis, mida kohalikud venelased vaatavad, kuid siis see asjakohasem programm, mis siis uudiseid asju pakub, see võiks siis olla ikkagi sellise läänelikuma perspektiiviga asjadest. Meil on nagu uudiskanal Delfi olemas ja kui te vaadate eestikeelset ja veenekeelset versiooni, et nad on tihtipeale päris erinevad. Kes ja kui palju võiks seal kritiseerida Eestit? Eestit võib kritiseerida täpselt nii palju, kui vaja on, et ega me ei ole ju perfektsed siin riigis, eks ole. Küsimus on rohkem selles, et räägitakse asjadest piisavalt analüütiliselt ja vaadatakse asju nii, nagu nad on. Mis te arvate, kui vajalik selline kanal üldse Eesti riigis on, kas vene rahvusest inimeste jaoks? Ma arvan, see on vajalik. Ma arvan, see ei ole päris lihtne, sellepärast, et kõrval on Venemaa, Vene kanalid ja hästi palju nendest on päris hea tasega. Kas ta nüüd väga vajalik on, seda näitab aeg, eks ole, kuid kui seda korralikult teha, siis see ilmselt pakub ikkagi sellist pigem paremat alternatiivi, kui praegu on üldse siin maastikul olemas. Ütleme niimoodi, et see peab olema hea kvaliteediga saade. Kui teil õnnestub, siis tere tulemast. No Viktoria eelmise nädala Vabariigi kodanikes Andrei Vostov rääkis enda isa näitel ühest suhteliselt lootusetust seltskonnast Kirde-Eestis, mida iseloomustab vanust 60+, haridust veidi alla põhikooli, et nende vaated on hästi selgelt välja kujunenud, et kas meil nende osas üldsegi on mingisugust lootust, et inimesed, kes usuvad, eks ole, et siin elavadki fašistid ja usuvad illuminaatide vandenõuteooriaid ja et mis nagu nendest saab, isegi kui me mingi vaatajaskonna saame sinna taha? Praegu ka nagu me hakkame rääkima ja siis lähtume sellest, et meil on olemas teatud hulk neid stereotüüpe, fašistid või kuidagi teistmoodi nimetame neid inimesi. Mina enne, kui läksin siia saatesse, siis vaatasin seda statistikat, mis meil praegusel hetkel on ja vaatasin, et pigem venekeelsed inimesed on selle kanali vastu. Ehk siis niivõrd väga ei meeldi see, et miks ei meeldi, sest et nad eeldavad, et see tuleb kohe kindlasti propagandakanal. Et kohe algusest saadik võetakse seda just niimoodi vastu. Ja mina arvan, et siin on kõige olulisem asi usaldusväärsus. Ehk siis kas me võime ikkagi neid inimesi, kes hakkavad seda kanalit tegema, usaldame neid nii palju, et jätame neile võimalus teha seda niimoodi, nagu nemad seda tahavad teha. Ja samas, et me loodame väga, et seal saab koostada nii nagu seda eestimeelsust, venemeelsust ja mingisugust kriitikat ka, miks mitte. Et see peaks olema nagu ehe selline tõeline kanal või siis toodang. Ma ei tea, ma ei ole päris kindel, kas see peaks olema suur kanal või lihtsalt mingisugune konkreetne saade või saatesari või mis iganes. Aga lihtsalt, et see peaks olema nagu, me lähtume ikkagi mitte nagu sellest, mida meie tahame näidata, vaid pigem sellest, et mida meilt tahetakse ja siis jälle see on väga oluline, et me ei mõtleks, et nagu kõik venelased kõik kiidavad seda, mis nagu Venemaal toimub ja kõik kiidavad ja tahavad just umbes sarnast toodangut. Ei, juhul kui me räägime nendest, kes elavad siin, nad pigem tahavad seda venekeelset, aga kohalikku toodangut. Kuulge, kui me räägime sõnavarast, siis tegelikult fašistid fašistideks, aga meil on ajaloos ja mitte kauges ajaloos väga tundlikke teemasid. Et kuidas moodi käsitleda sellistes saadetes, mis on debatisaated, kuidas käsitleda metsavendi? Kas bandiitidena või vabadusvõitlejatena? Mul on selle kohta üks... Ja küüditajaid samamoodi. Jah,
Ma käisin pika rea läbi isiklikult mõned aastad tagasi ja ma tahtsin teada saada nimelt just puhtalt sotsiolingvistilisest vaatevinklist. Kas näiteks sõna okupatsioon on meil midagi tõsist, mõeldaksegi päris okupatsiooni koos kõikide sealt johtuvate juriidiliste, inimlike, sotsiaalsete ja muude järelmitega, või on tegemist ainult ilusa poeetilise kujunditega, mida kasutatakse reeglina kõikvõimalikes aastapäeva kõnedes enne ja pärast valimisi ja nii edasi, nii edasi. No need mõisted on defineeritud tegelikult. Ongi niimoodi. Meie Eesti Vabariigi Riigikohus on sellisel seisukohal, et okupatsiooni kui sellist Eesti Vabariigis mitte kunagi olnud ei ole. Olge lahked. See läheb nüüd väga kaugele, aga... Kui oli kõnedest jutt. Ja teine asi on see, mul on umbes 10 aastane kogemus sellest, isegi Tänu Keele Instituudil on tehtud vastav programm, mille abil on üsna täpselt võimalik jälgida, kust tulevad meie keelde kõik võimalikud niisugused sõnaühendid. Kui on Iisrael, see on igal juhul julgeolek, kui Araabia, siis igal juhul terrorist ja nii edasi, nii edasi. Ja see tuleb meile inglise keelest umbes 3-kuulise nihkega jõuab see kõik siia pärast. Küsimus ongi, kuidas seda temaatikat käsitleda sellest telekanalist. Aga see vabadus peab olema selle samal toimetusel ja toimetaja vastutuse on seal kantud ja olgem ausad, ega tema ikkagi lähtub nii-öelda nendest teemadest, mis on hetkel päevakajalised, sest ta peab tegema kanalit, mis on nii-öelda vaatajale huvitav. Enamiku ajast igas aastas meil ei ole tegelikult küüditamine kõige päevakajalisem teema, et tänasel päeval on nüüd palju keerulisemad teemad. Ma ise töötasin veel 10 aastat tagasi mingi perioodi Venemaal. Väga paljud need inimesed, kellega ma tol ajal koos töötasin, kes tegid väga edukat karjääri, on lihtsalt Venemaalt põgenenud. Sellepärast, et võib-olla otseselt nende elu ei ole ohus, aga neil ei ole mingit võimalust enam selles riigis normaalset elu elada loomingulises mõttes. Artur, me oleme palju rääkinud tegelikult siin nüüd propagandast ja just sellest sõnast selle kõige ehtsamas tähenduses ja ma jätkaks selle ajaloo teemaga veidi, et kas ei ole nii, et Eesti film väga suures osas toitub sellisest ajaloolisest temaatikast, et filmi Nimed marmortahvlil käidi ju klasside kaupa vaatamas, eks ole, kõik risttuules ja tuule peale maa, kõik need on nagu väga populaarsed, et detsembrikuu kahtlemata, et ajalooõpetaja korjab õpilased kokku ja minnakse käest kinni vaatama neid filme. Et kindlasti, me võime tõlgendused nüüd jätta kõigile enda teha, aga kindlasti suhtub keegi sellesse kui nii-öelda rahvusluse õhutamisesse. Paljud kohalikud, tähendab eestlased suhtuvad sellesse kui propagandasse ja tõrguvad seda. Et kas peab juba 11-aastaselt selgitama? Kusjuures siin on nagu küsimus detsembrikuumuse puhul. Ma ütlen, okei, et see on propagandafilm, aga räägime sellest, mis asi see propaganda siis on. CSI kriminalistid on ka propagandafilm. See näitab, kui tugev on Ameerika politsei ja kuidas ta alati päti kätte saab. Mitte mingil juhul päti ei pääse sealt, eks ole. See on puhas propagandafilm. Ja põhimõtteliselt igasugune meelelahutus, mis uimastab ja tõmbab oma tähelepanu kõrvale ja ei lase inimesel selle riigi ja võimu või ühiskonna probleemidega tegeleda, on tegelikult propaganda. Nii et see propaganda piir tänasel päeval on väga kaugele läinud. Okei, ta ei ole otseselt mõttes defineeritav, aga ta on nii-öelda võimu atribuut, millega saab manipuleerida. Ja selles mõttes öelda, et uus kanal, isegi kui me hakkame kohalikest asjadest rääkima, on ajastatud niimoodi, et nüüd, kui on asjad kehvaks läinud Venemaaga suhetes, eks ole, nüüd hakatakse seda kanalit tegema loomulikult kõigil on tõrge selle suhtes. Oleks seda hakatud tegema siis, kui olid väga sõbralikud suhted ja peaaegu et ratifitseeriti piirilepe, eks ole, ja sama asja käigus oleks tuldud välja telejaamaga, eks ole. Ma jään veel korra filmi juurde. Ma küsin Viktoria käest praegu, kuidas moodi teie Vene tutvusringkond valdavalt ja ka see, mida te kuulete, kuidas suhtutakse sellisesse rahvuslikku ajaloolisesse filmi ja sellisesse nii-öelda nagu natuke haavade lakkumisse, et see meil siuke lemmiktemaatika on? Minu jaoks on täiesti selge, et minevikku ei saa ja ei tohi unustada, aga samas praegusel hetkel me peame mõtlema pigem tuleviku peale. Ja selles mõttes, et kui ma vaatasin praegu seda küsitlust, siis ma hakkasin mõtlema, et paar aastat tagasi ma käisin Soomes siis, kui neil oli venekeelne elanik on jõudnud 1%-ni.
ja siis nad hakkasid mõtlema, et kas hakkame venekeelset toodangut ka tegema, kas telesarja või ajalehtlasse ilmub vene keeles. Ja siis mina käisin spetsiaalselt küsimas, et nagu milleks teil seda vaja on. Ainult 1% võrreldes meiega nothing. Ja? Aga hakkate ikkagi midagi vene keeles tegema. Ja siis Soome parlamendisaadikud selgitasid mulle, et teate, me tahame, et need inimesed, kes siin elavad, saaksid teada, milliste seaduste järgi nad elavad. Ja las nad õpivad neid ikkagi esialgu oma keeles ja siis muidugi on nende jaoks ka toredam ja parem siis, kui nad räägivad soome keeles. Mineks on täiesti hea loogika, sellepärast, et siis, kui inimene juba teab neid seadusi, oskab nagu orienteerida ühiskonnas ja siis nagu saab aru, et tal on võimalus lugeda kõike neid asju ka vene keeles, siis võib-olla ta ongi lojaalsem. Härrasmehed Andres ja Artur, kas meil ei ole ka vaja sellist asja? Meil on 1% asemel ju 20+. Ja vaata, need on need uustulnukad, kes sinna Soome on läinud. Meie venelased on elanud siin kogu aeg. Aga sellegi poolest nad äkki tahaks seda seadust ja kogu seda kaadervärki paremini tunda. Postimeest ja kuule kuraadiat, aga ei jumala pärast arvab telekanaleku. Ja nad saavad selle info kätte. Neil on see info juba käes. Nüüd tõlgitakse seadusandlus ka vene keelde, eks ole, lugege seadust siis. Ja teine asi on veel kogu asja alus. Mulle meeldivad suuremad pildid ja niisugused põhimõttelised asjad. Senikaua, kui on tegemist kohtlemisega, siin kõrval majas ka juba enam ei tehta vahet, mis on kohtlemine ja mis on suhtlemine. Kui see läheks suhtlemiseks, oleks üks asi. Kohtlemine ehk dominandi kehtestamine ehk kellegi paika panemine, nii nagu tegelikult Ori esimene asi, mis ta teeb, on endisele isandale, hakkab kätte maksma ja sellisel viisil, et iga suvaline professionaalne timukas kadestab. Aga kui see läheks suhtlemiseni, oleks asjad hoopis teistsugused. Kusjuures huvitav fakt on, te kõik ütlete, et need venelased loevad ka Postimeest ja Delfit, aga Saar-Polli selle suve uuringust tuleb ometi välja, et nad tõepoolest loevad neid samu meediaväljaandeid, aga Krimmi küsimuses, me vaatame siin ühte graafikut ka taustaks, Krimmi küsimuses pöörduti diametraalselt erinevate kanalite poole. Eestlased lugesid Krimmi kohta Postimehest ja kõikidest nendest kohtadest. Venelased valdavas osas Krimmi uudiste põhjendusi lugesid, kuulasid PBK-st ja teistest. Ühe õienduse tahaks veel ära teha. Mitte ühtegi uuringut ei ole Eesti Vabariigis tehtud. Kõik räägivad kogu aeg uuringutest. Mitte ühtegi ühiskonda puudutavat uuringut ei ole Eestis tehtud viimase 15 aasta jooksul. Mitte ühtegi. Olen korduvalt esitanud igasuguseid järelpärimisi, mida on tehtud kõikvõimalikke küsitlusi, oletusi, kirjeldusi, mingisuguseid loendeid, kellegi nägemusi, mis on Juhan Luiga sõnapruugi kohaselt üldse psühhiaatria valdkonda puutuv termin ja küll kellegi visioone ja nii edasi. Ühtegi teaduslikku uuringut, mis kuidagigi annaks välja teadusliku uuringu kriteeriumid. Ei, jutt ei olnud teaduslikus uuringus, jutust oli praegu... Aga oli uuringut. Küsitlused, mille pinnal me paneme paika valitsusi ja mida kogu aeg mingitest uuringutest. Kõik võimalikest ajalehtedest räägitakse kogu aeg mingitest uuringutest. Uuringute järgi ei lõhna ka. Kuulge, sõbrad, täna on, tegelikult on asi väga lihtne. Online'is on kõik tip-top. nii Eesti Meedia kui Ekspress Grupp on sinna kõvasti panustanud. Jämedalt võttes pooled venekeelsed elanikud loevad veebist mingeid Eesti asju. Siis on meil suurima tiraažiga venekeelne ajaleht on Tensjom, mis on ka õnneks eestlaste kontrolli all, mitte Moskva kontrolli all. Siis Vene vaataja kahtlemata keegitab kulmu praegu. Teise raadiokanalina 150-160 000 kuulajat on Raadio 4-l, mis on väga kõva tulemus ja kus teavad osad Moskva raadiojaamad väga pikalt maha. Et meil põhimõtteliselt, aga häda on selles, et venelased on selline telekeskne rahvas, et meil on ainult üks asi vaja, on puudu. Ja kui poliitilised oponendid, ma peamiselt rõhutaks poliitilised oponendid, ütleme Keskerakonnast ja Reformierakonnast üllatavalt üksmeele, nad leidsid selle, et Vene kanalit ikka ei ole vaja. Et siis need muud argumendid nagu, või et see hakkas nagu jälle see vaidlus nagu ummikusse jõudma, ütlesin, et võtame asja väga lihtsalt, see 25% inimestest on Eesti maksumaksjad. Ja rahvusringhäälingust peavad nemad ka midagi saama selle raha eest ja nad täna ei saa proportsionaalselt... Miks nad siiamaani ei saanud? Küsimus on. Ja ETV2 tehti venekeelseks kanaliks. Miks see välja? Aga täna ta seda ei ole.
Täna ta seda ei ole. Aga miks see välja ei tulnud? Ma küsin, miks see välja ei tulnud? Kes vastutab? Kas meil üks kord on keegi, pandi ju ka mingid rahad hakkama ju. Keegi lubas kellelegi midagi. Ükski siin stuudios viibijatest ei vastuta. Ei pea vastutama õnneks. Aga selles mõttes ma tohib veel ühte asja, et seoses sellega, et teie ütlesite, et võib-olla ei olegi seda vaja, äkki venelased nii või nad tarbivad seda eestikeelset meediat ja siis nagu ei olegi vaja võib-olla venekeelset toodangut teha. Siis mulle kohe kindlasti tuleb meelde Ida-Viirumaa, kus on nii vähe eestlasi, et venelased, suurem osa venelasi ikkagi suhtleb vene keeles ja räägib vene keeles ja tarbib venekeelset meediat. Ja ma arvan, et see on pigem mitte nende jaoks hea tegu, et me hakkame midagi vene keeles ka tegema, vaid pigem Eesti riigi jaoks on hea tegu, sellepärast et siis, kui inimesed siin maa peal elavad kvasireaalsuses, et just kui elavad meie seaduste järgi ja meie riigis, aga samas tarbivad Venemaa meediat, siis ei ole see hea mitte ainult neile, vaid ei ole see üldse hea riigile. Mis on see piparkook, millega sa neid sinna seda kanalit vaatama saad? Seal on hommikuprogramm, väga kohalikel teemadel on tulemas. Seal on prime time'i tulevad nii kohalikud uudised kui ka meelelahutuslikud komponendid sinna vahele. Loomulikult ei tule sellist nagu Saturday Night Live on ju. Sivodnja Vetšer on selle superstaariga selliseid hiigelsuured 1000 ruutmeetrise stuudiopinnaga show'sid ei tule, aga me kasutame omad tugevused ära. Nii et minu meelest on see täiesti tehtav. Ja see kanalil on ka, ütleme, see ootus, mis tal on, et ma isegi võin selle numbri välja võtta, et seda võiks 50% sihtrühmast võiks vaadata seda vähemalt 30 minutit nädalas. See ei ole ka, ütleme, üle mõistuse ambitsioonikas plaan. Kuulge, aga meil on üks teema täiesti praegu käsitlemata. Räägime Sputnikust. Andres, kui palju Tallinna TV töötajaid on juba Sputnikuga ennast... Ma ei tööta Tallinna TV-s. Aga siiski te teete seal saadet, äkki te töötate? Kõigepealt see selgeks kõik, millegi pärast mulle kogu aeg seda räägitakse. Sellegi poolest, kui kellegi käest siin laua taga küsida, siis pigem teie käest. Ma ei tea, mul ei ole selle kohta mitte mingisugust ülevaadet ja spekuleerima ma ei tahaks hakata. Aga spekuleeritakse ometi, et Vene propaganda ei tee oma sellist kanalit nagu niisama, et tal on siin mingisugused juba töötajaskond on enam-vähem koos. Jääme teema juurde. Solženitsin hukka mõista, keegi ei tea, kes see Solženitsin oli. Praegu ka arutatakse teema üle, millest keegi mitte midagi ei tea. Me teame, et on eraldatud summa raha ja antud nii-öelda Moskvast käsuliinid. Tegelikult on mudel suhteliselt lihtne, seda Russia Today'd või RT-d laiendatakse lihtsalt veel pinu terve hulk keeli tuuakse. Aga see kontseptsioon, see on see sama Kisseljovi kontseptsioon, et katame kõik nagu tuumatuhaga ja siis vaatame, mis edasi saab. Et ega sealt midagi väga tõsist ei tule. Sputnik ise kirjutab oma kodulehel, et nemad hakkavad pakkuma alternatiivset programmi, mida keegi teine ei paku, austama kõiki rahvaid ja edastama seda 30 keeles. Kõlab väga ambitsioonikalt. Minu jaoks natuke laiemalt vaatan, siis see on hämmastav, kuidas Putini selline propagandistlik käitumine on pannud meid hüplema nagu jäneseid, et see ongi ju eesmärk, mida ta saavutada tahab. Ta tahabki seda, et meil tekiks enesetsensuur, ta tahab seda, et me hakkaksime siin paaniliselt otsima vastu propaganda asju, eks ole. Ta tahab, et me hakkaksime osalema infosõjas, ta tõmbab meid infosõtta, me võiks naerda ja itsitada hoopis selle peale, eks ole. Et see, milles me tõsiselt oleme, eks ole, infosõda, tema tulistab sealt meid oma infokahuritega. Meil ei ole iialgi sellist kahurit, millega vastu panna. Siit võikski jätkata, et Kreml valitseb seda propaganda peensusi ikka väga hästi. Tema teeb sammu selleks, et oodata nii-öelda vastureaktsiooni. Aga kas meil oleks midagi õppida äkki ka Kremli? See ongi õppida, et itsitada selle propaganda kahuri peale, mis sealt tuleb. Kas me tahame nagu sellistest asjadest selgelt õppida, et selles mõttes võib Arturil isegi õigus olla, et üks teooria on, et kuna seda raha ka ei ole väga palju, nii palju kui on teada infot, eks ole, et seda raha eraldati ka suhteliselt vähe maailma valutamiseks. Selle oskavad Moskva bürokraatid niimoodi laiaks lüüa, et õieti nagu piiksugi eetrisse ei jõua. No ma natuke liialdan muidugi, aga enam-vähem nii. Et see eesmärk ongi tegelikult lihtsalt risustada neid meediakeskkondist. Ta teab, et näiteks Russia Today'l või RTL on satelliidilitsents on Ofcomil, siis Suurbritanniast ja neil on seal vist juba 8 kaebuste nii-öelda listis on ju, et ühel hetkel Ofcom võtab selle satelliidilitsentsi neilt lihtsalt ära. Aga nad arvestavad kõik selle nii-öelda plaani sisse, et natuke proovime jälle
kui kaugel lastakse minna, ega tegelikult ju kogu Putini välispoliitika praegu on samadel alustel, et kogu aeg proovime, kui kaugele, kas võib veel ühe sammu teha. No tegime ära ja siis vaatame, mis juhtub. Mart, meie vaataja küsib teie käest, et kui suurt turuosa ennustate siis venekeelsele kanalile? Jah, et võib veel üle korrata. Jah, et see on isegi natukene detailsemalt lahti kirjutatud, et 75% eesmärgid on siis pannud järgmised. 2016. aasta lõpuks võiks olla 75% Eestis elavatest venekeelsetest elanikest teadlikud selle kanali olemasolust, 50% võiks vaadata seda vähemalt 30 minutit nädalas ja 65% võiks venekeelsetest elanikest olla vaadanud seda viimase poole aasta jooksul vähemalt korra. Ja ERR jaoks on alati oluline ka see usaldusväärsus, 65% kanali jälgijatest peaks seda kanalit usaldusväärseks, mis on just see sama teema, et see kanal peab oma poliitikates olema sõltumatu ja seda oma põhikirjaliselt saab endale täna lubada ainult ju ERR, sest ta sel põhimõttel toimibki. Kevadel oli ju mitu korda käidi välja plaan, et äkki mingi erakanal võiks seda umbes teha kuhugi jupi vahele. Kahjuks need erakanalid ei ole lõpuni. TV3, kes näiteks sellise idee välja pakkus, teeb otseselt Putini käsilastega Moskvas praegu aktsionäride tasemel koostööd ja seal ei ole midagi teha. Ühel hetkel heliseb telefon ja võetakse vastu teised otsused. Mul on küsimus, et seoses selle kanaliga, et kas meil see 4 miljonit euro on ikka olemas või me räägime sellest, et nagu just kui on juba tehtud, aga katteid alles otsitakse. Mind ei jahile. Selles mõttes ärme seda 4 miljonit nagu naelaga seina löö, et võib-olla nii palju ikka ei leita. Ja minu aga mis siis saab, kui ei leita? Selle projekti jaoks raha on tõepoolest olemas, sest et pigem meil tulevad sellised uudised, et jah, on tore, kui hakkame tegema, nüüd kiideti heaks, aga põhimõtteliselt reaalselt see raha on olemas. Eesti Vabariigi riigieelarve kuskil 7,5 miljardit, sest tegelikult 4 miljonit ei ole väga suur number. Et minu nägemust mööda oleks sellega ma ei ole jälle populaarne ERR-i majas. Minu nägemust mööda oleks osa sellest ressursist võimalik leida majas sees, tehes asju lihtsalt natukene efektiivsemalt, aga ma pean möödma, et sellises tehes neid efektiivsemalt, mitte veelgi efektiivsemalt. See on oluline rõhuasetus, aga ma olen selles arvamuses üldiselt vähemus. Jah, see selleks, aga Sputniku kohta Viktoria küsiks võib-olla veel, kas kui me teisest küljest vaatame, kas ta ei pruugi olla natuke selline Venemaa tegelikult appikarje? Et faktid ju räägivad, et majandus langeb ja usaldusväärsus ka samamoodi just lääne silmis ja viimane G20 kohtumine, et kas ei ole selline appikarje? Jah, ta loodab vastureaktsiooni, aga see on ka nagu ainuke, mis ta antud hetkel teha saab. Et selles mõttes, et ma arvan, et esiteks paar kuud tagasi ma käisin Moskvas ja vaatasin, kuidas nad oskavad ikkagi teletoodangut teha. Me hea meelega kuulaks mõne näite. Ja selles mõttes, et nagu on arusaadav, et neil on tehnilised võimalused, neil on majanduslik pool, neil on hästi suured tegijad seal juures, nii et nad on oskuslikud. Ja kuna praegusel hetkel info, me ei saa seda päris sõjaks nimetada, aga ikkagi, et proovitakse seal ja siin nagu mingisugust erinevat informatsiooni panna ja püüda. Et selles mõttes, et nagu peaks olema ikkagi hästi ettevaatlik selle informatsiooniga. Aga mina, võib-olla ma olen vägagi sinisilmne, aga ma arvan, et ei vaatajad ega ka lugejad ega ka üleüldiselt tavalised inimesed ei ole nii lollid, et nad lihtsalt vaatavad ja võtavad seda nagu viimast, et ma arvan, et isegi kui tuleb selline kanal, et me ei saa 100% öelda, et kõik need inimesed, kes hakkavad seda vaatama, kohe hakkavad pooldama ka seda juttu, mis tuleb kanali pealt. Et ma usun ikkagi, et tuleb rohkem tõepoolest usaldada neid inimesi, kes siin elavad. Meil on teatud hulk neid inimesi, kes on juba meie omad. Nad ei ole Venemaa venelased, nad on siinsed Eesti venelased. Ja ma ei usu... Samas Delfi suhtes oleks väga kriitilised, kuna seal on väga palju sellist, et see on nii-öelda lahtine kanal, eks ole, kus inimesed saavadki avaldada oma arvamust ja seal venekeelses kanalis ollakse väga kremlimeelsed, nagu sa ka hetk tagasi ütlesid, eks ole, et kas siis telekanal
kui ta on selline nii-öelda oma inimeste kanal ja äkki lubatakse seal rääkida mida tahes ja hakkabki tulema sellist Kremli-meelsust, mida Delfi kanal ju näitab, et seda on palju, siis mis me siis teeme? Aga on meil mõtet karta, et keegi siinsetest vaatajatest peab Sputniku tegijaid omadeks? No, omaette pull saab olema muidugi näha, kes sinna ikkagi reaalselt tööle lähevad, kui see käivitab, sest kahtlemata keegi sinna läheb. Ja kui andekad inimesed, ausutades isegi siiski Moskvas kõige andekamad inimesed ei lähe Rossija Todeisse, Rossija Sevodnia on ju kontorisse tööle. Aga Artur kaevatas natuke ikka veel põhjustes, kas Sputnik, mis ajendab seda Sputniku tegema, mis te arvate? No propaganda, infosõda käib, see on selge. Aga miks siin nüüd? Ei ole nagu mingisugust, miks nüüd? Me oleme vaadake, mis olukord on. Me oleme sisuliselt külma sõjaaegses olukorras, eks ole. Aga vaadake, külma sõjaaegse olukord tähendabki seda, et siin jookseb müür, ühel pool müüri on ühed asjad keelatud ja teisel pool müüri on teised asjad keelatud. Ega siis kommunistidest ei tohtinud Ameerikas rääkida poolt sõnagi, pandi kinni, eks ole. Ja samamoodi teised pool, eks ole, ei tohtinud kapitalistidest rääkida. Meie peaksime seisma demokraatia eest ja vaatame, et seda hästi siinpool seina, kui tuleb nüüd tõesti külmamüüri sein siia vahele, et siinpool seina me seisaksime ikkagi ennekõike demokraatia eest, sõnavabaduse eest ja kõige muu eest, mis sellega kaasneb. Ajalugu, ma vastaks niimoodi, ajalugu on näidanud, et üldjuhul selliste diktatuuride ja absoluutsete võimu vertikaalide puhul langeb selle lõksu lõpuks isevalitseja ise ka. Ja see tundub, et see on Putini puhul see case. Aga ta võib vahepeal jõuda väga palju korda saata. Ta oli naturaalselt ja ta ei suutnud seda enam teeselda ega varjata. Ta oli šokeeritud ka ise, kuidas teda vastu võeti Brisbane'is. Aga me kõik teame juba, et ütleme, putinlased ei ole nii-öelda heas seltskonnas teretulnud juba tükk aega, et tema ise seda veel ei tea, et ta pidi selleks sinna kohale sõitma, et olla juhatatud, et olla vastu võetud kaitseministri poolt ja olla juhatatud ja nüüd hakkavad sellele järgnema tema poolt meetmed. Nii palju räägime Putinist ja nii edasi, et selles mõttes, et nagu, et ma saan aru, et ta on just täna toimetuse, Eesti Ekspressi toimetuse rääkisime sellest, et juhul, kui Putin on mainitud artiklis, siis seda kohe kindlasti kõik loevad. Aga samas mina armastan huumorit ikka ja jälgin, et kuidas siis näiteks kas Venemaa huumor, kuidas reageerib poliitiliste asjade peale. Ja samas ka siin. Ja mulle väga meeldis üks viimastest naljadest Venemaal, et Putinid ei eksisteeri. Selge, aga ma arvan, et me kõik siin laua taga istuvad võime ju nõustuda sellega, et võidab lõpuks see, kui me nüüd räägime ETV3-st ja Sputnikust, kes pakub vaatajatele, kuulajatele seda, mida tegelikult näha tahetakse. On ju. Me võime seda tõlgendada kuidas tahes, on ju, aga laias laastus vaadatakse seda, mida näha tahetakse. Et siin ongi võimalus nüüd kõigil veel saate lõpus juhtmõtte korras spekuleerida, mõlema kanali teemal ennustada tulevikku, mis on kahtlemata väga tänuväärne tegevus ja Andres, me alustame teist. Tähendab, mul ei ole ühegi kanali vastu, mitte ühegi, ei suure väikse, ükskõik kus koha peal tuleb mitte midagi. Kui ta mulle midagi pakub, ükskõik kas või, ma paljusid siinsid asju vaatan või loen ainult sellest seisukohast, kuidas kajastatakse mitte teada saada, mis juhtus. Ja juba sellest kohast pakuvad mulle need kanalid kõik ja mina ootan väga suure huviga. Mõlemad. Kahtlemata, Viktoria. Ma arvan, et seda Eesti kanalit on ikkagi vaja ja see peaks olema kohe kindlasti pikaajaline ja selline, mis nagu annaks võimalust olla sõltumatu. Ehk siis see peaks olema kohalik venekeelne toodang ja kohalikud tegelased peaksid seda tegema. Ilmselt ka kohalikele inimestele. Just nimelt, jah. Mart. No minu jaoks nad ei ole päris võrreldavad asjad, et üks on siiski peavoolu, kuigi sihtrühmale, aga ERR-i kanal, kui ta sünnib, ta on siiski peavoolu kanal venekeelsele auditooriumile. Russia Today alias Sputnik alias Rossija Sevodnia, kunagi 10 aastat tagasi oli selline asi telekanal nagu Mir, millest keegi täna midagi kuulda ei taha, et see on see ongi puhas propaganda osakonna töötlus ja ma tõin välja just selle mõtte, et seal võib üks hea asi olla, et kui sa ikkagi näita nagu kogu ehenduses, kuidas seal tuntud filminäitleja raske kuulipildu eest tulistab Ukraina
Vene filminäitleja tunnistab Ukraina sõdureid Donetski lennuväljal, et siis jõuab nagu ka viimasele komfortsele tegelasele võib-olla Prantsusmaal kohale, kui ta seda näeb, et kellega meil teisel pool lauda on tegu. No võime nii loota. Artur, lõpetussõnad. No, jah, ongi mage on see, et seda kanalit hakati praegu tegema. Kui tuli mingisugune Putini Sputnik, eks ole, siis hakatakse värisema ja oi, me peame ruttu midagi vastu tegema. Aga see, et venekeelne kanal on olemas, selle vastu mul nüüd küll mitte midagi ei ole. Lihtsalt ajastus on täiesti lapsik ja see Putini mänguga ei tohi kaasa minna. Tuleb seista pigem selle eest, et meie riigis demokraatia väga hästi säiliks ja läheks paremaks, ütleks isegi tänase seisu. Aitäh, Artur. Hea vaataja, meid ja teid kutsuti üles säilitama kainet mõistust, hoidma ja austama demokraatiat ning meie järgmine saade on eetris 8. detsembril, kui siin laua taga minu kõrval istuvad kaitseminister Sven Mikser, siseminister Hanno Pevkur ja Riigikogu liikmed Urmas Reinsalu ja Jüri Ratas. Me kohtume 8. detsembril. Kohtumiseni!